teise fookusega läbi vaatama. Aga võib-olla vahepeatusena, enne kui me edasi lähme, me oleme väga palju rääkinud, paneks ka saali rääkima ja mina tahaks nüüd teha sellise asja, mis ma ise kuulates siis minister Partsi välja mõtlesin, et Parts küsis väga selgelt, mis võiks olla meie roheline pakkumine. Ja nüüd peaks igaüks siis saalist ütlema temapoolse pakkumise ja sellega ära argumenteerima ja siin pannakse see kõik kirja ja Twitteri vaatajad siis ka kuulevad, et igaüks võiks mõelda nüüd nagu reaalselt, et mis see Eesti pakkumine siis võiks olla, et võib ka seda sellisel moel teha, et te võiks nii-öelda siduda selle jutu või omapoolse nägemuse sellega, mis te siin laval kuulsite, või siis vastu vaielda või kuidagi edasi minna siit, mis me oleme öelnud. Aga fakt on see, et minister on andnud käsu. Tuleb välja mõelda pakkumine. No, me oleme siin, paljud on ettevõtetest, siin on arengufond. Muideks arengufondist Ott Pärna on ütelnud väga hea eesmärgi. Ma arvan, et nad kuskil on kokku puutunud minister Partsuga kindlasti varem ka, aga et see ambitsioonikas selline eesmärk võiks olla see, et Eesti võikski olla siis internetis kõige suurem riik. Nii-öelda sõna tõsises mõttes ja see on omavahel öeldes isiklikult mina arvan, et see on väga hea idee, et poleks oodanudki nii head ideed. Et selle nimel nagu oleks täiesti reaalne võimalik töötada ja meil on tegelikult väga palju eeldusi, et seda teha. Nõus? Riso on nõus. et nüüd ma nagu tahaks küll seda, et tõuseks saalist püsti need inimesed, kes kindlasti üleüldse ei taha midagi keskkonnasõbralikust, mitte midagi kuulda. Ei ole, vaadake, tegelikult on teadlikkus väga kõrge, majandusministeerium oli väga mures, ja Parts ei ole, nagu mainis seda väga selgelt, et isiklikult peab hakkama eeskuju näitama ja peab endast pihta hakkama. Praegult me tõestasime juba ära ministeeriumile, et saalis istuvad inimesed, kõik on absoluutselt juba rohelised. Mitte nagu selles parteilises mõttes, on ühesõnaga, saite aru. Ja vähemalt vastupidist keegi ei väida. Ehk see teadlikkus või see vastuvõtlikkus sellele teemal on väga, väga kõrge. Nüüd on meil siin kindlasti konkreetsed organisatsioonid, suurfirmad, nagu ma ütlesin, riiklikud tähtsad organisatsioonid, omavalitsuste esindajad, muud erafirmadest inimesed, et igaüks võiks mõelda nii-öelda kõva häälega endamisi, et mis siis on minu roheline pakkumine. Ehk siis see on natuke võib-olla selline kujundlik sõna, aga ütleme siis see, et millega mina panustan täna juba. Näiteks, kas teie trükite välja midagi? Kui te e-maili kirjutate, kas te trükite välja selle paberi peale? Ei trüki kunagi. 5 punkti. Nii. Kas teie olete kunagi välja trükkinud mõne asja üldse? Paberi peale? Olen süüdi, on juhtunud, aga ma suutsin 3 aasta jooksul olla olukorras. Illar Aarerit, CERT Eesti. Olen süüdi, olen tõesti trükkinud välja mõned paberid. Aga me suutsime olla 2,5 aastat vist ainukene osakond Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses, kellel ei olnud printerit. Ja tõepoolest me ei trükkinud 2,5 aasta jooksul suurt midagi välja. Ja kui oli vaja printida, siis sekretär aitas. Naelepea pihta muideks ma võin öelda, et parim viis teha Eesti paberi vabaks on koonduda kõik sekretärid. Saate aru, nemad ju ostavad tegelikult paberit, ega mina ei osta või teie ei osta ise paberit. Kes on ise paberit ostnud? Ma arvan, mitte keegi. Kes ostab paberit? Sealt tuleb pihta hakata. Ongi paberi vaba. Või siis printerid muidugi me müüme ise, neid ei ole vaja ära jätta. Printer võib ikka olla, ega te ei pea siis selles mõttes printer võiks olemas olla ja muideks see oleks nagu statementina veel parem. Kui teil on kontoris printerid ja te ei kasuta neid, selles mõttes, et te deklareerite, et te ei kasuta neid. Ühesõnaga, lähme tagasi tõsisemaks, aga et võib-olla küsimusi siis, veel. Võib-olla on keegi, kes ikkagi vaidleb vastu, et paberit võiks võimalikult rohkem kulutada. Selliseid ei ole. Muid küsimusi? Ja, palun. Võib-olla mikrofon siia, vabandust, oodake üks moment. Mina olen Anto, mina pärast räägin ka. Et ei tühja selle paberiga selles mõttes, et seda ikka jätkab veel, aga teeks nagu niimoodi küberkeskkonnas ka natukene seda keskkonna ma ei tea, tõrjet või. Nii. Et nagu see satika või
tõrje või mingisugune, ma ei tea, formaliini puhastamine, mulle näiteks rämpspost ei meeldi, mulle Eestis saadetav rämpspost kohe erakordselt ei meeldi. Ettevõtlusvabadus on muidugi hea asi, aga mulle ikkagi ei meeldi rämpspost. Ei saa keelata niimoodi. Kuidas me siis tast lahti saame? Kuidagi saame. Nii. Mis on teie pakkumine, roheline pakkumine minister Partsile? Virtuaalkeskkond puhtaks. Oot, see oli üleskutse. See oli millal meil valimised on? Me peame konkreetselt juttu ajama täna. Aga ütleme, algus oli väga hea, 5 punkti. Kes suudab veel? Jah, palun. Vabandust, Illar Aared uuesti. No siis vastan Antole, et teeme siis puhtaks. Et meil siin 2008 võeti vastu üks seadus, mis Eestis esimest korda tutvustas siis internetis tsensuuri. Aga saame rämpspostist Eestist lahti. Karistame kõiki internetiteenuse osutajaid selle eest, et nemad saadavad rämpsposti. Saame kohe lahti. No. Rämpspost moodustab siis 95% kõikidest kirjadest üldse, seega siis me saime ka hästi palju elektrit kokku hoida. Jah, ma tean, et mitmed IT-firmad ei ole sellega nõus, aga tegelikult muidugi siin annab jälle teha nii-öelda demokraatlikult. Selle võib panna üldrahvalikul hääletusele, ma võin kihla vedada, et hääletatakse, et karistame. Nii meil toimivad asjad. Jah, palun, Priit. Miks ma pead raputasin, oli see, et ma põhimõtteliselt pooldan seda traafiku puhastamist, aga et ma olen selliste jõuliste meetodite vastu, sest me oleme ikkagi ju demokraatlik riik. Just demokraatlik. Nagu midagi muud, mingit muud moodi toimima. Kas sa tahad testida seda mõtet, et Eestis, kui teha hääletus, et hääletatakse kinni panna sellised firmad nagu mitte nagu teie, aga ütleme, mõned paljud lähevad kinni siis? No tegelikult on ju võimalik ka suurematesse punktidesse panna nii-öelda filtrid vahele ja mida ongi ju tehtud. Et kui on lihtsalt võimalikult vara kogu see rämps ära korjata. Nii. Kas härra Püva tahab lisada? Ei taha lisada. Ma mõtlen, et ega keegi isiklikult ei võta, siis me räägime ikkagi nüüd globaalselt. Me oleme ikka sellel tasandil, nagu see esimene, see suur maailma ruum seal oli, et me püüame nii-öelda leida üldise lahenduse. Jah, palun. Mul on ettepanek veidikene teistmoodi, et keelata skännerid ära, et ärme toodame ja müüme enam skännerid. See tähendab sellest, et kaudselt mõjutab see. Mina ei ole nõus, skännereid on vaja. Skännereid ostetakse palju ja mida rohkem ostetakse, seda parem. Nii, sealt veel tuleb ettepanek. Konstruktiivsemaid ettepanekuid, palun, mis ei puuduta raudvara ja riistvara. Meelis, minul on küll üks ettepanek konkreetne, et kui sa siin küsisid, et kas sa oled e-maili välja printinud, siis ma ütleks parem, et ära saada ka e-maili, vaid sisesta või täienda mingit andmebaasi. Et me vähendame traffikut, me vähendame, ei ole ju vahet, kas see on nagu elektrooniline dokument või päris dokument, kulud juba tekivad. Küsimus on see, et täiendame andmebaase ja loome neid andmebaase vabalt. Väga hea mõte, väga konstruktiivne mõte. Mina annan täna seniste nii-öelda pakkujate seast vähemalt esimese või teise koha jagamine on praegu teie käes. Aga veel mõtteid, seal tagapool oli ka. Jah, vabandust, siin keskel. Lembit Law Publishing House. Selline küsimus, see oli tegelikult praktiline küsimus paneelile. Et me siin praegust niimoodi muhedalt räägime ja arutleme selle oma, kuidas olla rohkem rohelised ja kõik see. Aga mul on selline praktiline küsimus. Et kas saaks rääkida rohkem tegelikult, kuidas eksportida seda teadmist, mis meil on, neid seadmeid, mis meil on, kuidas saaksid seda oskust ja kõike seda. Seepärast, et kui mina siin istun ja kuulan, riigid panustavad sellele, abiprogrammides on rahad selle jaoks olemas, ta on prioriteet. Kas ei oleks võimalik tegelikult ära kasutada seda Eesti väiksust ja sellest tekitada mingi selline uus tiiger? Et need projekte kiiresti läbi teha, minu meelest see andmekeskuse projekt, hakata seda laiemalt müüma ja niimoodi tegelikult arendada Eesti majandust ja kõike seda. Mina usun, et see areng tegelikult saab ju tulla ja need lisarahad ja ka masust välja tulek just selliste projektide pealt. Väga hea point. Läksite juhtima, jagate esimest kohta mõtteavaldustes, nii et kindlasti hea küsimus, et lähme selle juurde, et kuidas see ekspordivõime võiks, muideks ma pean ütlema, et Infotehnoloogia Liit Eestis on selle teema võtnud päris nii-öelda süsteemselt nüüd käsile.
aga kindlasti sellist võimendust ja sellist nii-öelda kriitilist massi Eestis täna liiga palju ei ole, nii et võib-olla igaüks avaldaks arvamust, kuidas võiks seda meie eeliseid nii-öelda ekspordivõimelisemaks kujundada, tooteid, teenuseid luua sellelt baasilt. Et tegelikult jah, Lembitul oli väga hea küsimus ja ma vastaksin nii-öelda, mis on minu isiklik arvamus, mis natukene seondub selle Ott Pärna ettepanekuga, et Eesti võiks olla maailma suurim internetiriik, et tegelikult tänasel hetkel oleme me olukorras minu arvates, kus üsna varsti meie välisühenduse nii-öelda läbilaskevõime ei toeta enam neid ekspordiambitsioone. Et me oleme tegelikult väga palju tegelenud riigisisese internetiühenduse parandamisega, aga nii-öelda ühenduse siseselt riikide vaheliselt ei ole nagu selliseid initsiatiive väga palju ette võetud ja minu teada ka Euroopa Komisjoni tasemel on, et hiljuti on normdokumentidesse sisse kirjutatud, aga see on suhteliselt pikas perspektiivis. Et minu ettepanek oleks, mis toetaks seda interneti riigi ettepanekut, et näiteks Eesti, Läti, Leedu ja Poola valitsused üheskoos ehitaks ühe täiendava maapealse kaabli Euroopasse. Koos Gazpromiga näiteks või? Ei, selles mõttes või kellega? Nagu nii-öelda riikliku initsiatiivi tasandil. No just. Sest tänasel hetkel meil ikkagi käivad kaablid läbi merepõhja, sinna varsti pannakse peale. No jah, torud juba tehakse, torud tehakse juba Saksamaale, ma tean, keegi vist Venemaaga seotud firma teeb toru just praegu. Et kui me räägime ikkagi sellest, et me tahame võib-olla teenuseid hakata pakkuma, siis seda ribalaiust on vaja, seda toru on vaja. Ja ma arvan, et see võiks täiesti toetada kogu seda teenust eksporti Eesti serveritest. Väga hea mõte. Palun, Märt, võib-olla lisad midagi? Eksportimise puhul turundus on väga keeruline ja selle mõtte ma pakuks küll julgelt välja, et kõiksugu tarkvarateenustele roheline logo külge panna ja öelda, et need on tõeliselt rohelised, et kindlasti paljudes Euroopa riikides see oleks mingi lisaväärtus. See on väga lihtsalt kopeeritav muidugi, sest et kõik teised tarkvaratootjad paneks ka ruttu selle rohelise logo külge, aga mingisuguse eelise annaks, et meilt ostes Eestis valmistatud Facebooki mängu, siis oled sa mingisuguse rohelise sammu teinud, oled jätnud ostmata mingi muu vidina näiteks. Aga ma tahtsin paar sõna rääkida sellest ideest, et kuidas rohelisem olla, siis üks vana juhtimistõde on see, et mida mõõdad, seda saad. Ja IT on just võimalus mõõta erinevaid asju ja tänu sellele ka siis efektiivsemalt toimetada, et just kui me räägime printerist ja e-maili saatmisest, siis seal on ju niiviisi, et see, kes selle kuluotsuse teeb, tema ise seda ei maksa reeglina. Trükid ju tööandja paberil ja saadad tööandja serverist neid meile välja, et kui on olemas süsteemid, kuidas saab niimoodi teha, et printimine maksabki, võetaksegi palgast maha 5 senti. Ministeeriumides võiks seda hakata kuidagi juba praktiseerima, näiteks võiks proovida näiteks kõigis ministeeriumides, siis tuua erasektorisse näiteks. Ja kui e-mailile panna ka hinnaks 5 senti, siis kes see spämmi enam saadaks siis, eks ju. Aga jah, et... Väga hea mõte, jälle konstruktiivne mõte ja riistvara ei puututa. Selles mõttes hea mõte. Nii, palun, Jaanus. Et ekspordist rääkides, siis mina arvan, et Eesti on nagu väga hea koht, kus saab igast asju testida ja proovida. Et ega meie ka neid sensorid, tarkusi neid Eesti jaoks, et ikka selle jaoks, et seda eksportida. Ja Eestis saab teha sellist keskkonnaseestlikku innovaatilist asja, et teed selle siin valmis, proovid selle ära. Me oleme nii väike ühiskond ja nii väikesed ettevõtted on siin või nii väike turg, et sa saad selle kohe nagu tagasiside kätte, saad kohe ära proovida ja väga kiiresti liikuda siis sinna, kus on suuremad mahud, suuremad võimalused. Ja mida näiteks siin võib-olla saaks võib-olla näiteks riik teha, kuigi tegelikult mina usun sellest, et kõik algab ikkagi meie endi peadest, mitte et riik ütleb, et Parts ütleb, et me hakkame roheliseks, siis hakkame roheliseks. Ta juba ütles. Et mida riik saaks teha, kuna riigil on päris suur ikkagi mõju majandusele, et riik võiks nagu avatumalt ise proovida ja võib-olla siis toetada oma nii-öelda ametnike seas seda mõtteviis, et proovime, ma ei tea, rohelist innovaatilist lahendust
ja siis me saame kiiremini Eestis neid asju läbi proovida, et siis kähku neid eksportida. Sest muidu on niimoodi, et sa pead väga paljude erinevate uste taga käima ja seda testklienti otsima. Selle võiks nagu lupsti ära teha ja kohe hakata eksportima ja SKP-le mõju avaldama, positiivset mõju siis. Väga hea, praktiline lähenemine. Please, Mr. Ricker, can you add something here? How we can be more successful in exporting of those solutions, and we as a small country, we would be more flexible in creating new solutions. So, I mean, we are kind of stuck here somehow. I think Jana's just said everything I was going to say, but Sorry. Yeah, that's all right, but I'll add something else. I think we have to think a little bit laterally here. Part of it is lateral. When you think about it, green solutions can also be healthy solutions in the sense that we in Europe are living in aging societies, which means that people are living longer. Can you actually combine the two? There's a big push in terms of distance monitoring of the elderly and chronically ill, of which there's going to be more of us, unfortunately. You have to think of actually trying to combine the two. This is just a lateral thought, but I think that there's big opportunities as well for an economy such as Estonia to think about this, to think about how you organise your health system so it's not only healthier, but it also has ways of reducing transport costs, reducing surveillance costs, reducing all sorts of costs in a way which is environmentally friendly. So that's one thought, and I think that's one sort of opportunity. I think Janos already said, small open economy, you have to go international immediately, and you have to think of that, which means that there is a role for government and the IT Industry Association of doing things such as trying to exchange information. Information flows very rapidly in a small open economy, it has to. But think about prizes. I mean, should there be a prize of some sort for green IT? For example, for a green IT application, software, service that can be then exported. Think about government procurement. Governments procure a huge amount of services, goods and services, particularly services. Are there some ways that government procurement can be improved? Can governments lead by example? Can the Estonian government actually think of procuring and operating in a greener way, which also encourages service provision? Because this is your strength, the service provision, and applications of sensors into new areas. So that's what I would say is how you encourage exports. You're already exporting a lot, but you think about how to do it based on your domestic skills. One final point, if I may, this is all based on better access and use of skills. So one of the fundamental underlying principles here is that IT skills and IT employees have to, and that is very largely a government combined with educational institutional job of working out how to sort of reorganise the supply of skills. I know you've got an IT council, if I got it correct. Yes, which is being in the process of setting up. But this is going to be very crucial to think towards the future, which is essential, and also think about the role of, for example, exports and exporting from the sorts of strong base which Estonia has. Yeah, but can you comment a little bit? OECD has 30 countries, members? 30, yeah, should be. Soon 34. 34, yeah. So how many, which countries are the leading now, in a leading position now in ability of exporting ITC solutions, technologies? What do you think, or which countries are the leading in internet economy in your view? It's very different between software and services, obviously. Software and goods, software services and goods. So the biggest exporter of ICT goods at the moment is it's Japan and Korea, and Korea is doing much better than Japan at the moment for various reasons. And the US is the other huge exporter of goods. We forget about this. I mean, Intel is a US company after all. A lot of the high-tech end of the hardware industry is still US or US dominated. So that is the hardware side. The software side has changed a great deal, software and services side, with the appearance of India. India is by far the largest exporter of information technology services for all sorts of reasons, a huge supply of graduates. So where does Estonia fit in? Estonia fits in, I think, in somewhere in the middle in terms of potential
if we think of potential and just put aside the population, somewhere in the middle, I think, for both potential, particularly on the services side and software side, but also potentially on applications of, for example, smart sensor solutions, which is partly hardware, but really it's all about software. So Estonia, remember, will become a member of OECD very shortly. Is it already No, decided? No, it's a secret. It hasn't been decided, but it will. Let me assure you. All right. Good. Thank you in advance. Thank you. So maybe we can, but maybe as a new member we can get some special treatment that you can help us in exporting. And we are so small. We cannot. Does that mean I'll be invited back? Anyway, jah. Selge, me oleme jälle jõudnud punkti, kus saal võiks nüüd on jälle võimalus muidugi siin, kuna nüüd saime teada, et on otsustatud, et Eesti saab ka selle organisatsiooni liikmeks, siis võib-olla suurfirmad nüüd siin, kes on tavaliselt peaministri ja presidendi saatjad igal pool välisriikides, teil on võimalus ka otse täna siin sõlmida juba mingisuguseid kokkuleppeid, et oleks juba ette siis asjad korras, et saaksite sinna turgudele minna, kus need selle organisatsiooni riigid paiknevad. Aga võib-olla küsimusi, ma ikka ässitaks veel, seal taga paremal nurgas, palun. Aitäh, Taavi Valdlo-Riso. Mul on selline, võib-olla Eestile mõtlemiseks selline üldine ettepanek, mis on siin küll haakub riistvara ja energia tarbimisega. Roheline pakkumine, on see roheline pakkumine? Jah, roheline pakkumine selles võtmes, et selle idee nimi on Proxy of Sleeping Hosts. Tähendab, internetis on meil Eestis 600 000 arvutit pidevalt kruttimas 24 tundi ja maailmas 600 miljonit. Aga tegelikult nad võib panna, kui neid vaja ei ole, võib panna standby'sse ja nad on nii-öelda selles sleeping. Tähendab, tiiger meil mitte ei ole maha tapetud ja vool välja lülitatud, vaid tiiger magab. Ja kohe, kui ta on valmis hüppamiseks, siis antakse talle vool sisse. Ja see annab tõsise kokkuhoiu ja see on nii-öelda tehniliselt lähendatav ja Eesti võiks näiteks selles osas tekitada mingisuguse oma algatuse, tähendab, et meie interneti hostid, mis ei ole reaalselt kasutuses, on siis vähemalt sleeping ja see tähendab väikest ebamugavust, aga sisuliselt see virtuaalmaailma ülalpidamine, veel kord rõhutan, üle 600 miljoni arvuti, sealhulgas salvestused, sealhulgas kommunikatsiooniserverid ja muud, nii et seal juba selle, kuidas öelda, optimeerimine. Järgmine etapp on siis ka need sleeping asjad välja lülitada ja lülitada ta sisse siis, kui ta tõeliselt vajalik on. Väga hea. Ma natuke forsseerin seda mõtet, et ma helistan Rainer Nõlvakule ja lepime kokku, et kui 1. mail teeme talgud ära, siis 2. mail lülitame kõik arvutid välja korraga. Nagu rahvusliku üritusena. Aga tegelikult väga, sellel ideel on jumet selles mõttes, et ideena just nimelt kui sellisena mõelda igal asukohas, kus arvutid paiknevad, siis loomulikult. Ja muideks siin täna mainitud ka lahendustes ja ka täna üldse maailmas arendatavates uutes tarkades lahendustes on just see põhiteema, et kui te kõnnite öisel Tallinna tänaval, siis pangakontorite arvutiekraanid valgustavad tänavat. Et võib-olla on seal parajasti keegi muidugi sahtlit tühjendamas, need variandid välja arvates on muidugi tegelikult raiskamine. Ja siis selles osas tulevad lahendused kontorisse sellised, et automaatselt lülitab tõesti välja, et meie näiteks oma kontoriga sellist lahendust juba otsime ja väikses skaalas on seda lihtsam muidugi teha ka, aga väga hea mõte. Jah, tahad lisada, Märt, midagi? Et lihtsalt selle digitaalse lõhe teema muidugi tuleb ka siin mängu, ma pean mainima, et meil on probleem ju ka selles, et ikkagi just avaldati siin analüüs, et ikkagi väga suur osa inimesi maakerast ei saa ka veel üldse juuagi nii palju, kui ta tahaks, ma mõtlen vett selles mõttes, et rääkimata sellest, et neil oleks interneti ligipääs ja arvuti kodus, et selles mõttes see digitaalse lõhe teema on siin ka, et see on võib-olla
tuleks fokusseerida see teema arenenud riikidesse, tööstusriikidesse ja sealt ka saaks selle efekti, sest noh, tõesti, kui Rainer Nõlvak koos oma seltskonnaga paneks kõik eestlased arvutid välja lülitama, siis ikkagi maailma mõistes sellest keegi midagi aru ei saaks, eks ole, et sellest palju efekti ei oleks, et siin on vaja globaalsemat lähenemist, aga enda riigi sees loomulikult ja ütleme konkreetse organisatsiooni raames absoluutselt kindlasti. Et uurige neid võimalusi. Jah, palun, sealt tagant tuleb üks küsimus. Tea Nõmman sellest Väesti instituudist, et tahaks siia sisse tuua veel aspekti, et siin väga palju räägitakse, kuidas ettevõtete vahel ja ettevõtte ja kliendi vahel informatsiooni kiiremini korjata, seirata, räägitakse andmebaasidest ja lisaandmebaaside ehitamisest, aga ma arvan, et üks suur väljakutse on, kuidas need erinevad andmebaasid omavahel suhtlevad. Kui me räägime rohelisest IT-st, siis meil on ettevõttealane finantsinformatsioon, mis meil väga kenasti siin e-maksuametid ja e-süsteemid saab toimetada tõhusalt, aga kui me räägime nüüd et rohelisest IT-st, me toome selle keskkonna valdkonna siia juurde. Kas või riigi tasandil keskkonnaalane statistika, me korjame seda võib-olla kord aastas, me analüüsime 2 aastat vanu andmeid, ütleme, et selline keskkonnaalane ressursitarbimise ja emissioonide informatsioon koos ettevõtete finantsinformatsiooniga, nad ei jookse koos, nad ei ole seostavates süsteemides, et minu arust siin oleks suur nagu võimalus või väljakutse ja see on ka Euroopa tasandil või ka globaalsemal tasemel, et kuidas kas või seda keskkonnaalast informatsiooni, sotsiaalinformatsiooni, mis seostub meie igapäevase toimimisega, kiirendada. Et me saaksime tõesti adekvaatseid analüüse teha ja vastavaid ka poliitikasoovitusi, nii et ma arvan, et siin Eesti e-riigina, kuidas Eesti riik ise saaks oma juhtimisotsuste tegemiseks kasutada adekvaatset seostatud informatsiooni, et see oleks üks suur ettevõtmine. Väga hea, aitäh. Siin on see niinimetatud green accounting, siis tuleb mängu, et arvepidamine, kui me võtame tavalise tänapäeval kehtiva organisatsiooni firma bilansi või finantsaruandluse üleüldse, siis seal sellist rida ei ole. Eks, et tema jalajälg, me kõik räägime juba jalajäljest, aga me tegelikult kuskil seda ei mõõda. Et maybe Mr. Ricker, okay. Yeah, sorry. We were talking about this measurements again, that so-called green accounting or green measurements in general in society or in organizational level. That you mentioned also that it's difficult to find even criteria, maybe how to measure our footprint or any impact, real impact to the environment. So can you comment on that? How we could, in our small country again, so small organizations, it's kind of maybe more easier to create some kind of system, or what do you think? Should we somehow create some initiatives to implement in Estonia some, let's say, environmental measurement systems? I think that's an excellent idea. The difficulty is working out exactly how to go about this without becoming too intrusive and too compulsory in the sense of saying that everybody should measure what they're doing in the same way. And I think this is actually an opportunity for a business, no matter what business it is, where the business comes from, to think about how people can voluntarily track their, say, energy use, their environmental performance, in a voluntary way, but in a way which you can compare it against some sort of baseline. So you need some sort of baseline. You need to think about what you're going to measure and what sort of things that people want to compare themselves with. Because you can't say that everybody in Estonia has to go out and measure these 4 things, because I don't think that's the way forward. But what I do think is that if you think about energy use or better environmental behaviour or some sort of price incentives or some sort of social incentives, then you can think about some way you could probably set up a website or set up some sort of measurement system which could improve the way that, basically improve information exchange and also improve accounting. This is one of the points that we have continually made. And it covers a whole range of different areas, but better measurement is essential, better information and information exchange is essential for us to move forward. And it can be simple things as well, going back to the hardware example. It can be simple things such as in some countries, Japan as an example, where they say, this printer not only does it have these features, but it also consumes this much energy and it costs this much to dispose of, and these things are all on the label when you buy it. Now this is coming,
but it's a simple example. There has to be some sort of example which can be comparable, which people are prepared to become involved in, and it has to be comparable on a larger scale so that it's useful to everybody. And I think that there's a huge opportunity for a software or service company in Estonia to think about this. I had one other point I'd like to make, if I may, always add another point. This has to also be linked into some sort of life cycle analysis. I'm coming back to a point I made that we have to think about life cycle analysis and rebound effects. If you don't think about this along a longer sort of scale from production through to final consumption, and with services there is still production through to final consumption and disposal, you have to think about how this fits into some sort of life cycle over the longer term analysis. So that's part of your measurement set of issues. And there's also the issue which one of the earlier speakers made, and that is the rebound effect. You buy a car which is much more efficient than the car that you had, but instead of buying one car, you buy 4. Simply because you have more money and they're cheaper and they're more efficient, so you feel very virtuous. And so you buy 4. And I think that's another point to keep in mind, that we have to think about where our virtue is leading us and whether it's not leading us to actually end up consuming more at the final run. But I think your idea is, in terms of setting up some sort of system, of measurement system, is very, very interesting and very good. Yeah, and especially in a small environment, it's good to do it like in nationwide, so to say. It can become one of the ministry's national prizes, in fact. Very good, very good. Who's going to design the software, and how are we going to encourage people to use the software? Very good. Jah, et ma siia lisan lihtsalt, et kellel kindlasti on kõik kuulnud virtualiseerimisest, et serverite osas on uus suund virtualiseerimine, üldse arvutisüsteemi saab nii-öelda märgatavalt muuta ja efektiivistada selle teel. Võib-olla ma isiklikult tüütama ei tule, aga andke käega märku, kes tegelevad juba praktikas virtualiseerimisega või on seda juba teinud. Noh, ütleme nii, et jälle kõik. Nagu ennem kõik olid rohelised, kõik tegelevad virtualiseerimisega, et selles mõttes Eesti on ikkagi täiesti tasemel, aga mul on üks ettepanek selle mõõtmisega seoses, et ma kutsun teid kõiki üles kasutama kõiki meediavõimalusi ja ka Twitteris võib-olla levitama seda, et omaenda selle tegevuse efekti mõõta nüüd, sest selle virtualiseerimisega kindlasti te saavutasite suhteliselt füüsilise nii-öelda kokkuhoiu või efekti ja siis ka nii-öelda mingisuguse arenguefekti või mahuefekti, et see virtualiseerimine on hästi pikk ja lai teema, me seda täna siin ei käsitlenud, aga ma kutsun üles seda, et Eesti võiks sellega silma paista, et anda välja, iga organisatsioon võiks anda välja oma selle efekti, mis tema sellega saavutas. See on täna maailma trend tehnoloogias ja oleks väga kihvt tuua nii-öelda konkreetseid praktilisi edulugusid. Ja muidugi, kes tahab osta ikkagi korralikke tehnilisi vahendeid, siis ma tean ühte firmat, kus neid saab osta, nii et võib pärast minu poole pöörduda. Aga jah, võib-olla me peaksime siin hakkama otsi kokku tõmbama, kas on veel küsimusi saalist? Jah, siit keskelt kohe. Punases. Aitäh, Viljar Väri, NetPro. Et siiamaani oleme rääkinud, kuidas firmad saaksid kokku hoida igast e-mailide, virtuaalmasinate, cloud computingu ja muude asjade pealt. Et mõtlesin siiamaani, et kõik need asjad ikkagi koonduvad ühe ja sama asja taha ja see on energeetika ja energia, mida nad tarbivad. Et Eesti üks ekspordimärkideks võiks ka olla see, et kõik meie serveripark ja datacentrid, mis siin tulevikus ka püsti pannakse, kõik töötavad mingisuguse rohelise energia peal, sest ikkagi teema on roheline IT ja mitte, et meie hoiame kokku, meie datacentrid on ehitatud uue rohelise spesifikatsiooniga, võtavad nii palju vähem voolu, aga vool tuleb ikka siis kuskilt Narva suurest elektrijaamast, mis kasutab põlevkivi. Et see sama serverruum või mis iganes võiks töötada näiteks Ameerikas, nägin just presentatsiooni, kus üks farmer oli ka sama dilemma ees ja leiutas veel, kuidas Ameerika suurt naturaalset ressurssi lehmasi ära kasutada, põhimõtteliselt pani terve pargi lehmasõnniku peal tööle.
metaan, mis tegelikult on CO2-st 20 korda mõjuvama efektiga nagu kasvuhoone efektina ja mida Ameerika numbreid vaadates siis põhimõtteliselt toodavad rohkem kui kogu see, mis sealt korstnast nagu välja tuleb. Ja tubli vend kasutas selle ära ja nüüd pani elektrijaama püsti ja põhimõtteliselt kogu metaani kokku põletab ära ja ülejäänud, mis järgi jääb, on seal muld. Ja üks roheline lahendus näiteks, mida võiks ka Eesti hakata sinna poole mõtlema, et see ei ole, me ei pea nüüd hakkama lehmasönniku peal hakkama kogu Eestit ära töötama, aga üks võimalus oleks see ja kindlasti tuleks sinna suunda pigem mõelda, et kus see energia tuleb, mitte seda, et inimesed nüüd peaksid oma nii palju hakkama nüüd ennast kokku hoidma ja pead vaevama, et palju nad kulutavad, aga see, mida nad kulutavad, oleks roheline. Aitäh! Väga hea loogika kindlasti ja mul on lihtsalt paar vahemärkust, et näiteks Ülemiste Citysse, miks mitte. Seal ruumi on, heinamaad on, nüüd sinna maju rohkem ei ehitata, nii et kõik annab teha. Ja teine asi muidugi Mart Laar hävitas meie põllumajanduse, et selles mõttes läheb aega nüüd. Sellega läheb meil aega. Aga põhimõttena kindlasti on see õige suund, et Eestis jällegi oleks võimalus luua sellised, ütleks siis inkubaatorid või sellised lokaalsed süsteemid, kinnised süsteemid, mis töötavad täiesti taastootlikul viisil ja mida rohkem on kontsentreerunud mingid tehnoloogiad mingisse füüsilisse asukohta, seda rohkem seda saaks teha. See on kindlasti meie eelis. Veel, kas keegi tahab veel lisada, vastu vaielda, kiita näiteks neid häid mõtteavaldusi või midagi sellist? Sest meil hakkab aeg otsa saama, võib-olla lõpetuseks vaataks, mis meil on öeldud Twitteris. Näete, Ott Pärnat kiidetakse, olgu kiidetud Ott Pärna, sellega ma olen nõus, et näete ta lugeda või ma loen ette, kuidas me teeme seda. Et ma vaatan, et nojah, kas MKM on esimene ministeerium, kes muudab siis printimise oma töötajatele tasuliseks? Miks mitte, ütleks mina, aga siin annab veel arutada muidugi. Seda ei pea täna ära otsustama. Seda ei pea täna ära otsustama, kuigi rohelist pakkumist nõuti. See oleks väga konstruktiivne pakkumine omavahel öeldes küll. Ja Riso ise ja kõik, palun väga. Meil oligi plaan ja kui rääkida kulude kokkuhoiust ja efektiivistamisest, kõik on õige, kõik on täiesti õige. Ja keegi peab esimene olema, ütleme nii ka veel, eks. Aga spämmi teemal on võib-olla huvitav asi, et spämmi filtreerimise soovitamine on sama hea, kui solkida tahtlikult vett ja soovitada igal majapidamisel see vesi ise ära puhastada. Kuidas öelda, siis vaimukuse punktid annan sellele küsimusele. 5 punkti. Ja põhimõtteliselt muidugi on ju iva sees ka. Okei, võib-olla siit lühidalt sellega kõik, et ma arvan, et me peame, kas meil on aeg täis vist? Jah, et aitäh ka meie poolt tänastele panelistidele ja kes ei ole veel saanud meie musta kotti roheliste vitamiinidega, siis kohe, et aitäh! Ja aitäh teile kõigile, olite väga aktiivsed, aitäh! Aitäh!